Meie esimene hommik Vegasest olime hommikus sööma, mina loen oma viimaseid kopikaid ja proua on vaikselt kontorisse sättimas. Otselüülitus Tallinnast, hello sõbrad, mul jäid osad tähtsad asjad filmimata, nii et ma nüüd räägin teile. Ühesõnaga, kogu see 24 tundi lendamist ja hiiglaslik hommikusöök kulmineerusid sellega, et Saint made me tell a story oma TikTok live'is, kuidas ma püksi tegin. Tadaa! Nothing even happened. Nothing happened. Tema oli samal ajal pesus, kui see asja olu aset leidis ja siis ma tormasin lihtsalt hotellitoast välja hotelli pealt pellerit otsima. Kogu see kulla varandus püksis samal ajal kaasas, aga kõik läks hästi, mis seal ikka. Ühtlasi, kuna eelmise osas juba selgus, et ma ajasin meie saabumiskuupäevad sassi, siis me pidime ühe öö ekstra juurde võtma. Ja receptionis öeldi, et tulge siis hommikul check-in'i tegema, sest et tubasid ei vahetata, aga lihtsalt mingi bürokraatia teema. Ja minu 3. katse minna check-in'i uuesti tegema. Enne ei olnud mul dokumenti kaasas, teist korda ei olnud mul krediitkaarti kaasas. Ja nüüd siis ma võtsin pool oma elu isegi joogipudeli, just in case äkki they gonna get thirsty ja mul on kõik olemas, nii et let's try this bitch out. So that's our humble override. Just tegime nalja, kuna meie hotelli ees oli Tesla Cybertruck. It's gonna be our ride. Ja tegelikult... I wish. I mean, that's close enough, you know. Save up a bit more. Siis tuleme Uberi peale, meie takso ongi Tesla, mitte küll Cybertruck, aga siis 3. mudel, nii et why the hell not? Mis sa peitutad seal? Ma vaatan Vegast. Üks tore Uberi proua rääkis meile, et Vegas võitis diili Formula 1-ga. Sõidud, autod, teate siukest teemat. Sõidud toimuvadki Vegase linnas möödas seda põhilist strippi, ehk siis põhilist tänavat, kus asuvad kõik hotellid, kogu meelelahutus. Ja aastas külastab seda üle 300 000 inimese. Ja teie ees ongi kõik need konstruktsioonid, mida juba meie ajal selleks ette valmistati. Näita autod ka ikka. See on see Hell's Kitcheni resto või? Ja. Mina vaatan taega Hell's Kitcheni, et ma ei tea, ta läheb iluma selle ka pärast. Ikka laivitab, me lähme Belargi hotelli fontaane vaatama, Purskaevu. Siin on igasugust arhitektuuri Euroopast Istanbulini välja. Sign, Las Vegas. Naiste rahvast teinud nüüd shoppama. Fendi, Louis Vuitton, Alexander McQueen. Keegi just nägi nüüd selle väikse mikriga ja kommenteeris, et arvas, et ma hakkan laulma. At the twilight's last gleaming. Kasutab arva sisu, natukene ikka võib. Issand, kes siis Iljana oksib? Mis sa nüüd arvasid, et sa saad teada, mis seal öeldud sai? Hoi! Kõrgele ma ei taha minna. You're going... No, me peamegi niimoodi üle tee minema, ma ei saa teist koodi. No mis te arvate, naine ikka võitis, me pidime ülekäigurajast üle tee minema, et minna esimesse pitstoppi. Mina siuke väike Maia smokk ei suutnud sellest kohast mööda kõndida. Seega võitsin natukest proovimiseks.
That's what she said. Küpsis oli rõvedalt kõva, see kreem, mis oli vahel on ülim magus, maitsev, ei ole kindlasti. Teine mingi ponšikulaadne oli nagu okeiga, üldiselt 4/10. Säärased näevad aga välja hotelli shoppingu keskused. Igal stripil oleval hotellil on oma ostlemistänav. Meie omal seda ei olnud, sest me oleme stripist natukene eemal ja meil on rahulikum. Suume sisse. This is Halloween. Ei nagu reaalselt hilbinid. Jooksen omadega apteeki, sest järsku hakkas mul väike ohatise poiss tulema. Nii et hate my life, housena, mida päriselt, miks just praegu, nagu I need to be pretty, hot, sexy, whatever, like everything. Okei, aga lähme siis poodi, drugstore. My head is shaking, but Once upon a dream I had, 1,000 years had gone by. I'm just curious, like, what about the election time? Yeah. Does it get busy? Does it make any difference at all? Election doesn't impact Vegas. Yeah. Trump. Aga meiekesed liigume nüüd White Castle'isse, väidetavalt on hea koht, kuigi kumbki ei ole käinud. Honestly looks disgusting. Esimene White Castle foodikene, oled excited? Ei, Miks sa ei ole excited? Kas see onu relvaga ehmatas sind? onu relvaga ei meeldinud ja sinäisu äratab välja. Jep, nii et ühesõnaga siuke see näeb välja ja ei ole väga promising. Aga hea, et ma rotisin selle kellegi kastme, see on siis nende jaoks. Let's dig into it. Kas nagu võits toores või? Nagu natuke, see looks good as fuck. Palju või see on topeltliha? I need my 4-pack. Damn. See on chicken ring. Pildi peal nad olid nagu lopsakad. This shit is good. Ühesõnaga, seal oli üks härrasmees, tumeda nahaline, kus see mängib rolli, kes nägi välja nagu crackhead, aga mitte päris. Tal oli Android käes ja, Lihtsalt vaene. ja paremas püksitaskus oli tal relv. Nüüd see neiu number 1, minu kõrval istub neiu ehmas ära ja siis ei tahtnud sinna jääda. Nii et me tulime tuppe sööma. Ma annaks nendele 10-st, ma ei tea, 5. Nad ei ole halvad. Nad ei ole üldse grease'id nagu. Sikke low quality food. Mis sa tahtsid $20 eest? Kusjuures taste better than it looks. Veits meenutab isegi Mac'i. Minu arust see pidi mingi stonerite toit olema. Narkomaan. Paned oma nerdsi kotti, jah? Jooks, oleme nüüd 3. päeva Las Vegases ja ma ikka veel ootan, et see neiu valmis saaks. It's been hours, trust me, hours. Keegi ei keelanud sul minna kuskile. Kuhu? You are your own victim. Aga anyways, nüüd me lähme siis ostma telefoni case'e. Ma teen nii, et kolmandat kaneha niimoodi. Nope. Lähme telefoni case'e ostma ja seda selleks, et teha case swap'i, nagu kindlasti teate seda trendi reelsidest ja TikTokidest, nii et wish us luck. Kuna ma unustasin teha room touri, sest te saate vähemalt näha Virgini koridore. That's it!
see on kõik kinni nagu. On siuksed väikesed Stanleyd koos kaane ja kõrrega. On ka siuksed shotikad, et kui keegi tahab, siis hit me up. Selleks ajaks tegelikult on juba läinud, aga keegi võib-olla toob sulle. Welcome to the candy shop. You wanna lick my lollipop. See suveniiri valik on siin tõesti väga vahva. Tooted, mida võib-olla päris igal pool ei saa. Siin on sellised vahvad kõrred. Siis on ka sellises kujus ja värvis kommid, mis on ka igati toredad võib-olla kellegi jaoks, aga on ka no ikka siuke konkreetne konfeeta, no. People pleaser, vibes. Kui keegi mäletab, vanasti müüdi ka Eestis siukseid suitsupakke, mis olid kommi täis, siis siin saab seda siiamaani. Neio ostab ka siis, olen suitsupakk tulle. Mul õnnestus ka näha neid kuulsaid TikTokist läinud löövaid lipstikke. See on siis 8 flavored lip balsamit on ju, siis on Skittles ja Hershey. Niimoodi pool meie teekonnast alati sujubki, mina lähen trepist ja temakene ikkagi sõidab eskalaatoriitega. Ja muud moodi me ei liigugi, mina ikka teen trenni, teen samme ja nii ongi. Tulime täna tagasi Bellagio hotelli juurde, kus toimub fontaani show, purskavad värgid. Eile ei saanud siis seda näha, kuna ilmastikolud seda ei võimaldanud, aga täna loodame, et kõik õnnestub. Rahvas on juba ootel, see on hea märk, aga no samas eile oli veelgi rohkem rahvast ja show'd ei tulnudki. Ma olen kindel, et see on õhtul palju ägedam isegi. Kindlalt. Vaatame siis kõigi paksusid persesid, Pariisi. Wow. Never seen before. Ma arvan, et see alles puhastab oma neid kurdi. Okay, the show is over. Thank you for coming. Kui raske, kui mu telefon peaks sinna kukkuma, siis nagu watch me, ma hüppangi sinna sisse. You excited? You executed? Oo, Andre Bocelli ka. Oh, täpselt. Ja meil on siin kurikuulsate fontaanide pealt vaata, mis on esmamuljed? Ma arvan, et pimedas on ägedam, umbes nagu lihtsalt 50 pauku läks lahti korraga. Aha, ma ei ole nii paljusid pauke korraga kunagi tulistamas näinud, nii et raske on midagi mainida. Mitte, et sa ei ole näinud, sa ei ole põhjustanud. Chick-fil-A, me läheme nüüd sööma, motherfuckers! Meil on terve list tegelikult asju ja söögikohti, mida me tahame proovida. Peamiselt inimese pärast, kes ei ole varasemalt USA's käinud, eks siis tema. Meie esimene Chica de Filet ja seda kaubanduskeskuses, sest et siin lähedal ei müüdud koha peal toitu, ainult kaasa võtmiseks ja tellisime siis burksi, friese, mac and cheese'i ja jooke. Mul peaks olema limonaadi ja iced tea segu. Ei ole üldse ülimagus. Ülihea. Vot seda mina tahan. Et smunch meie Palestinian sausti. Vaata, kas ta filmis. Black leather, yellow leather. Ka minagi maitsen siis minu jooki, mis peaks olema magus, aga mina võtsin mitte magusa variandi, ehk siis see suvaline tee jääga. Siis on meil spicimata chicken burger, siis on spicy chicken burger, mac and cheese, sektori kartul ja that's it, noh. Ja kastet ka, seda Palestinian kastet see hakkame sööma ja zesti buffalod. Vot niin, hyvä isu. Don't look at me. Mingi täitsa sketch 8 AM. Nimi on Hyun Sung ja I'm a bit scared of it, aga ma juba nagu tegin transitioni ära, ma tahtsin kontrollida, kas mu rahake on ikka peal ja ta nagu andis mulle 2 varianti, kas QR code või paberkujul nagu I'm not printing because we are all about sustainability. Ta andis mulle QR koodi, mis ei töötanud, siis nagu pangakaarti nagu sain tagasi ja ta oli nagu mingi thank you for what, like you stole my fucking money. Anyways, nagu jah, siuke teema ja point ei olnudki lihtsalt nagu Hyun Sung bitch
I'm coming for you. Nüüd ma olengi lühikese nööri otsas, näe. Vaikselt keetsib darki ja ma ei viitsi isegi mikrofoni enam välja võtta, aga näitame teile natuke siin toimuvat. Toimub siin see setup, siis hakkab pimedaks minema. Väga ilus on ausalt. Ja ilusalt tõesti. Kenam kui päevavalguses. Inimest on ikka koledad üldiselt. Sätime uuesti õue. It's actually working though. Like a girl, Yeah. stylish chicks nagu. Boy. A man. Hey, big guy. Jälle ilma neiu on nüüd Pharmacisse, et osta sealt alkoholi. Lennuk! Kui te ei ole kunagi apteegist ostnud alkot, siis you're missing something. Osa 2 on purgis. 3. osas te näete juba meie sõpru, kes tulevad kaugelt maalt. Nii et palun subscribe, pane like ja ka sõpradele ja ela meile kaasa. Võib-olla varsti lähme uuesti reisile ja kutsume teid kaasa. Bye bye!